mõistagi ma taaskord siin ja väike või isegi suur update või isegi väike töövideo, sõltub kuidas vaatate, sest me teeme pärastpoole teeme natukene tööd, vahetame välja ühe ekraani ja vaatame, kui lihtne või kui raske see võib olla. Aga sellest natukene hiljemalt. Nagu näete, siis algus on tavapärasest natuke teistsugusem, sellepärast et tavaliselt ma lihtsalt näitan fucking milline ilm väljas on või mis aeg on. Aga me ei näita, aga noh, tegelikult sellel väga vahet ei ole, sellepärast et seal on ka põhjus, miks ma ei näita. See ei ole mingi suur põhjus, aga see on lihtsalt üks väike tibadillukene põhjus, mis üldiselt ilmselt tulevikus näitama ikka, aga noh, pole hullu. Selles suhtes, et kõik teavad, et mul on kupp siin selja taga on ju. Ja siis meil on majas siin üks paras sõda käib vahepeal teatud asjade pärast need 2 parkimiskohta, mis siia tehniliselt ebaseaduslikult rajati. Ja meil pole mitte mingit koosolekut olnud veel. Võib-olla selleks ajaks, kui keegi näeb, siis võib-olla on olnud. Aga praeguse hetkeni pole olnud ja praegusel hetkel ei ole ühtegi teadet, et ka tuleks. Ühesõnaga olukord on niimoodi, et 2 korterit otsustasid, et nemad tahavad endale parkimiskohti rajada. Ja siis nad lihtsalt panid postid ja märgid püsti ja siis ütlesid, et nii, nüüd on meie parkimiskoht siin ja korras on ju. Ja siis ma olin nagu, et oota, päris nii ei saa on ju, sest veits nagu ebaseaduslik, sellepärast et seaduses on kirjas, et lihtsalt niisama endale mingit ühiskasutatavat parkimiskohta sa ei saa lihtsalt endale panna posti maha ja ütelda, et vot see on nüüd minu oma, sellepärast et tegemist on ju siiski korteri tervele majale kuuluva alaga, mis on ühisala, ühiskasutuses ja mis tähendab seda, et meil hetkel ei ole tegelikult kuhugi kirja pandud, et need 2 kohta, mis nüüd siia rajati, kuuluvad kellelegi ametlikult. Need on nüüd lihtsalt siia niisama tehtud ja loomulikult mulle see ei meeldinud väga. Ja siis noh, natukene hakkasin neile vastu ka. Kõigepealt siis, kui nad neid märke üles panid, juba siis ma rääkisin, et tegelikult nad ei tohi panna enne, kui koosolek on. Ja üldse see idee, et teha siia maja otsa mingid personaalsed kohad, see on täiesti sitt idee. See on nagu väga sitt idee tegelikult. Kuigi mõned siin arvavad, et see on hea idee, aga tegelikult ega ei ole. Sest meil on terve maja peale kokku, koos sellega, mis on maja ees ja siin maja taga, on hetkel kokku maja ees 8 kohta, sõltuvad sellest, kui hästi pargitakse, sest noh, ma olen siin näinud, kuidas on pargitud niimoodi, et maja ette mahub reaalselt 6 autot või lausa 5. Tavaliselt on umbes 7, sest noh, mõned ei oska parkida ja siis jätavad mingid hiilgelt suured vahed sisse. Aga selle me ka lahendame ära. Ma tõmban tänava kivide äärde, tõmban ilusti, mõõdan ära. Ma pean veel uurima, kui pikad need parkimiskohad peavad olema ametlikult, tõmbame jooned, sest ilmselgelt mõne inimese silmamõõt on nii sitt, et lihtsalt ei saa aru, kuidas nagu parkima peab ilma joonteta, ei saa midagi hakkama. Et siis tõmbame lihtsalt väiksed jooned, tõmbame sinna maha, et siis on nagu aru saada, kus nagu parkimiskoht algab ja lõpeb. Siis läheb natukene võib-olla kergemaks ja siis vast pargitakse ka normaalselt. Mõned pargivad vapsi sinna kõnnitee peale, sinna nurga peale otsa üldse, mis minu teada tegelikult ei ole lubatud. Aga noh, kedagi väga ei huvita, nii et las ta siis olla seal, kui keegi pargib. Üks päev meiega tulime, ühtegi parkimiskohta ei olnud, mõtlesime ka, et paneme siia enda poole peale üles nurga peale, aga siis leidsime seal maja otsas ühe parkimiskoha imekombel, panime siis sinna. Vahet ei ole, et natuke kõndimist pohhui elab üle. Kõigil inimestel on jalad all, jõuavad sealt teisest maja otsast siia ka kõndida, sest siit jõuavad sinna prügi viia. Siis ma arvan, et jõuavad sealt otsast siia kõndida ka, et ei ole väga hull. Ja siis loomulikult ega nendele ju meeldinud, et ma nendega huiama hakkasin. Aga noh, kõigepealt jah, ma rääkisin neile, et nad ei tohi panna, on ju, siis nad muidugi vaidlesid vastu, et tohivad panna ja bla bla bla. Ja siis noh, vaidlesime ja lõpptulemus oli see, et noh, pohhui. Mõni inimene lihtsalt järgi ei anna ja aru ei taha ka saada, et nagu, mis on seaduslik ja mis ei ole. Ja siis ma lihtsalt selleks, et kõik inimesed ikka aru saaksid, et parkimiskohad on jätkuvalt avalikult, keerasin lihtsalt nende märgid teistpidi. Niimoodi, et numbrimärk näha ei ole, aga noh, nemad keerasid muidugi tagasi ja siis ma keerasin uuesti tagasi ja niimoodi me paar päeva siin siis kemplesime. Ja siis noh, muidugi
ühistu esimesele kirjutati, et ma huian ja bla 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 ja noh, tegelikult need märgid ei tohigi seal olla üldse praegu veel jätkuvalt. Et noh. Ja siis lõpuks noh, kuna mul oli kaamera siin akna taga, noh ta on praegu ka, aga ta ei salvesta, sellest pärast räägin. Siis mis juhtus oli lõpuks see, et ühel päeval sai neil vist villand sellest ja siis nad tegid siin siukse triki, et kui nad kas koju tulid või kodust läksid, siis nad tulid. Siis otsustati mulle vist keskmist sõrme näidata kaamerasse või otsustati näpuga näidata lihtsalt niimoodi. Mina sain rohkem aru, et näidati niimoodi ja siis loomulikult sellest tuli ka video ja siis neile ei meeldinud see. Noh, ja siis tuli fucking kuradi horror jälle ja siis lõpuks ma nendega rääkisime ja siis nagu arutasime, et mis värk on ja siis nad on nagu, et pange endale ka siis märgid siia, aga noh, tegelikult ei saa panna ju, pole ühtegi koosolekut ja ma olen lihtsalt niimoodi, et pohhu, võtke oma need 2 kohta, kui te nii invaliidid olete, et te kõndida ei jõua reaalselt võib-olla kuskilt teisest maja otsast, siis türama pärast võtke need fucking parkimiskohad, mul jumala kama 2. Aga ülejäänud maja peab ikkagi jääma vabaks parklaks, sellepärast et meil on 18 korterit ja praeguse seisuga on 8+6 parkimiskohta ehk 4 korterile reaalselt ei ole parkimiskohta, kui on kõigil 1 auto ainult. Osadel on 2 nagu meilgi, siis noh, nagu parkimine on päris keeruline ja noh, üldiselt ikkagi leiab parkimiskoha. Nüüd mõned elanikud siin jauravad, et ma ei tea, prügikest haiseb, ma ei tea, ma käin koeraga sealt pigevalt möödas, ei saa nagu aru, et haiseks. Et siis nüüd maja otsas on praegu prügikast, aga see tuuakse jälle siia maja taha. Nii et 3 parkimiskohta automaatselt nahhui. Nii et ja siis need 3 tükki paigutatakse siia. Sama hästi võiks siis teha parkla juba sinna maja otsa ka. Teha sinna mingid diagonaalis parkimiskohad või ma ei tea, mida sinna teha. Et saaks võib-olla sinna parkimiskohti juurde. Et igavene jama on selle parkimisega praegu. Ja kui kõik nüüd hakkavad endale isiklikke kohti võtma, siis lõpptulemus on see, et kellelgi pole enam kuhugi parkida. Kõigil, kes on isiklikud, need pargivad siia, kellel ei ole, pargivad kõik maja ette ja nii lihtne ongi. Ja noh, ongi pekkis. Ja siis me rääkisime, nemad tahavad, et kaamera maha võetaks, kuigi koosolekul oli juttu, et oli küsimus, kas kellelgi on nagu pretensioon, et kaamera on üleval, et kas kõigile sobib, et on. Ja siis kõik olid nagu, et jaa, et neil pole vahet, on ju, et lasta olla. Noh, kogu lugu. Kõik olid nõus, on ju, kellelgi midagi vastu ei olnud. Nii et loomulikult jäi üles ja salvestama ka. Ja siis tuleks see mulle veel rääkima seda, et issand jumal, et kaamerast on kuppi näha reaalselt. Mina olen ainukene, kes seda näeb üheski nagu, ma ei tea. Ja siis on nagu issand jumal, kupi aeda on näha, ma näen seda fucking metsa siin reaalselt nagu. Ma näen kupi aeda ja kupi metsa ja ma ei näe isegi nende maju normaalselt siit läbi selle võsa, sest see puud on nii suureks kasvanud lihtsalt. Ja nagu kardetakse, et issand jumal, et kui ma siin kuppi näitan, siis kupi töötajad tulevad mulle kallale varsti. Ma ei tea, mind viiakse vangi või midagi. Nagu, kes, ma ei tea, kas inimesed on nagu mu YouTube'i kanalit üldse kunagi vaadanud või ei ole, sellepärast, et seal on nagu Bravo kompaniist on tehtud meil video on ju päris pikk ja põhjalik on ju, mitte nagu me ei näita loomulikult kõiki asju seal, aga noh, midagi ikka seal on näha. Lisaks meil oli, siis kui me neid videosi tegime, meil olid load olemas, et me võime seal sees filmida ja kellelgi mitte midagi selle vastu ei olnud, on ju, lihtsalt olid teatud piirangud, kus tohib ja kus ei tohi. Olgem ausalt, kui ma siit aknast praegu välja vaatan, siis ma reaalselt, ma ei näe mitte midagi. Ma näen söökla ühte nurka, ilmselt Charlie Company või ma ei tea, mis seal nüüd on, seal võib olla midagi muud. Maja katust näen ja siit poolt põhimõtteliselt ei näe ma mitte midagi. Ehk siis ma näen põhimõtteliselt need aed ainult. Olgem ausalt, sealt mööda teed sõites ilmselt näed isegi rohkem kui praegu siit. Nii et jah, ja pealegi mul on kupis terve hunnik videosid enda kanalil üleval, kui kupp oleks tahtnud mulle ammu juba midagi teha, siis oleks nad juba ammu mulle külla tulnud, aga ilmselgelt nad ei hakka tulema, sellepärast et seal ei ole midagi sellist, mida ei tohi näidata.
nii et noh, kahe otsaga asi. Ja no siis muidugi nad parklakohtade omanikud muidugi vingusid nii kaua, kuni ma lõpuks otsustasin, et pohhui, ma võtan kaamera ära. Või noh, lülitasin välja ja noh, võtan mingil päeval ära ka selle. Ja siis ma olin nagu, et pohhui, ma võtan siis ära, noh mul jumala kama kaks. Ise teate on ju, meil on siin maja ees juba autosid ära kriibitud, aga meil ei ole teada, kes seda tegi, sellepärast et majas kaamerat ei ole. Ja noh, kuna ma nüüd võtan siit ka ära, siis väga vabalt võib juhtuda, et ma ei tea, lapsed mängivad siin maja taga, ma ei tea, visatakse, juhtub midagi, mõnel autol tuleb mõni kriim on ju, või mõlk, või veel hullem läheb kellegi klaas katki on ju. Keegi omaks süüd ei võta, sest keegi pealt ilmselt ei näe, sest ega elanikud ei vahi kogu aeg ennast välja. Ühesõnaga parklate turvalisus läheb sõna otseses mõttes nulli lihtsalt, sest noh, kui midagi juhtub, siis keegi mitte midagi tõestada ei saa ja põhimõtteliselt ongi kõik, noh, nii lihtne ongi. Et parkla oli turvaline, siin oli nagu safe parkida isegi öösel, sellepärast et öövalgustusega oli kaamera ja kõik oli isegi öösel näha, nii et keegi väga ei julgenud siia tulla. Aga noh, kui ma kaamera ära võtan, siis võib vabalt juhtuda, et midagi juhtub ja värki ja siis on pekkis. Aga noh, siis ma vähemalt tean, kellele või kui kellelgi nüüd midagi juhtub, siis ma võin öelda, et noh, minge nende inimeste juurde, kes käskisid maha võtta. Et nõudke nende käest siis raha välja, kui tahate või midagi. Et jah, siin on olnud juhtumeid, kus autod on ära kriibitud ja kuna majas jah, kaamerat ei ole olnud ülesse pandud siiamaani, siis ei olegi võimalik tõestada, kes tegi ja mida tegi ja põhimõtteliselt see inimene nüüd kannab oma kahju ise. Ja nii lihtne ongi. Et jah. Nii, koosolek peaks tulema kunagi varsti, või kuna, ja ma ei tea, mis seal otsustatakse, sellepärast ma võib-olla isegi jõua, sest ma lähen enne tööle reaalselt ära, mul on veel nädal aega puhkust. Homme läheme Tartusse, Ultrahelisse, nüüd me saame võib-olla soo teada, ja sünnipäeval on ka väike üllatus, sünnipäeva planeerimine on praegu täies hoos, õhtujuht on olemas, koht on olemas, söögiga veel tegelen, aga noh, tollega jõuab. Sest noh, ürituseni on 6 aega veel aega, nii et jõuab midagi väga suurt ei ole, selline väike 20-30 inimesega istumine. Siis peame selle Ojaperve peomajas, et kui keegi tahab niimoodi kutsumata külalisena kohale tulla, siis see võimalus on teil 20. august kell 17 hakkab, kui keegi tahab tulla, siis andke teada, siis ma saan teile söögikoha panna, nii et jah. Tulles nüüd Ultrahelli juurde ja homse päeva juurde, siis homme me läheme Tartusse. Meil saab nüüd praegu jookseb 13. nädal vist. Nii et jah, laps on juba normaalse suurusega. Nii et jah, siis läheme Tartusse, siis augusti lõpupoole on vaja jälle Võru haiglas käia. Ja siis eks näis vaatame, mis siis edasi saab. Praegu on siiamaani suht normaalselt läinud. Ma olen ilmselt rohkem elevil kui Carol võib-olla, või ei teagi. Et selline värk siis, et jah, homme siis trip Tartusse. Mitte, et me oleks Tartus ja iga pool käinud, Pärnusse käidud Beach Grandil ja siis Tartusse käidud eelmine nädal sünnipäeval ja siis nüüd see nädal jälle Tartusse. Palju sõitmist, lisaks on augustis ülevaatus tulemas, aga enne ma pean käima sumpa ära keevitama. Veits sitt sumpa on Peugeot, ta on ka selline nagu Sidrunil oli, et keskel ühtegi nagu kinnitust ei ole, et sumpat üleval hoida. Ja siis ongi mõlemas otsas on üks kinnitus ja siis sumpa lihtsalt keskelt. Lihtsalt hüppab põhimõtteliselt ja siis lihtsalt, siis kui see tee-ehitus siin oli, siis lihtsalt tuli mõra sisse ja siis keskmise poti küljest tuli lahti. No too pole hull, too keevitatakse kinni ära, saab edasi sõita ja pääseb selle aasta 150 eurosest väljamineku, sest keegi geenius on otsustanud keskmise ja lõppsumbuti kenasti kokku keevitada, mitte klambriga panna nagu normaalsed inimesed. Nii et see siis nii ja eks ta mingi 40 euri läheb, aga noh, vähemalt saab korda. Siis mida veel? Ostsin endale fucking kuradi võimendi ja kuradi paiskõlari.
saab näidata kohe. Nii, selline võim ja Yamaha basskalar on ka siin. Nii et siuke värk. Ega mul, ma tean, ega toas midagi väga näidata ei ole. See nädalavahetus on sünnipäevale minek ja kolmapäeval lähme maale ja noh, siit võite kuppi näha, noh. Ma ei tea, mida te näete, ega väga midagi ei näe, lihtsalt võsa on. Nii et jah. Siis tulles nüüd tööde juurde, siis Dexter magab mul siin ees, ma ei saa midagi tee. Ja tiiger on seal. Ja siis ühesõnaga, jah, tänane töö on siis see, et meil tuleb siin veits nokitseda, võiks tulega põlema panna. Kui ma selle üles leian. Nagu näete, siis sisemised leedid ei põle, et elektrit kokku hoida. Aga jah, taskulamp. Vesi on mul juba kinni keeratud. Võtmed otsisin ka. Muidugi selle komplektiga tulid need voolikud. See ots on õige, aga see ots on natukene väike ja need siia vanale ei sobi. Seal on natuke suuremad, seal on sellised suuremad natukene. Need otsad on põhimõtteliselt samad. Nii et paneme need, nood siis saab tagavaraks jätta ja siis paneme sellise kraani, mis on suht sarnane sellega, mis siin on. See siit rämedalt on hakanud lekkima viimasel ajal. Katlakivi täis, särki värk ja suht pasane on see värk siin. Et mul on täna aega, vahetan välja. Aga enne, kui ma selle välja võtan, üks asi veel. See pole eriti oluline, aga ma pean liha välja võtma, sellepärast õhtul ma süüa teha. Ja Käral on tööl, Käral töötab Maxi Marketis, nii et kui te Maxi Marketisse satute, siis võite talle tere öelda või tema kassasse minna. Sõltuvad sellest, kus ta on. Kas iseteenenduses või kuskil mujal. Nii et jah, paistab, et külmkapp tahab meid sulatamist varsti. Võtame liha välja. Õhtuks on tatar ja liha. Nüüd võtame selle siia sulama. See on nüüd nahhui. Ja selle võib siia panna. Loomulikult ma pean selle kuhugi veits kindlamasse kohta panema. Issand jumal, see on katki läinud praegu. Paneme siia, sellepärast, et need 2 tükki tahavad raudselt selle ära süüa. Mitte, et nad poleks mul siin juba asju ära söönud vahepeal, aga jah. Dexter on paha, teeb ikka tuppa meil ja koridori, mis on eriti nõme, siis peab hakkama koridori pesema veel. Nii et ai. Saab küll 6-kuuseks, aga näed, ikka ei oska kinni hoida veel. Et jah, mitte, et me takka piisavalt väljas ei käiks, aga jah. Nii, aga ma ei tea, ma olen otsin statiivi või millegi, kuhu ma kaamera panen peale. Ja siis hakkame vaikselt asjatama, vaatame, kuidas me tolle kraani lahti saame. Aga siin ei ole statiivi. Ja siis tuleme tagasi ja siis vaatame, mis edasi saab. Nii, ja nüüd oleme siis kraani all. Kõigepealt hakkan vaatama, millised võtmed mul siia sobivad, sest ma ei tea, ma siin mingi terve hunniku võtmeid võtsin. Siin üleval on üks mutter, mis paistab, et on 10 milli. Ma võtsin küll kaasa igasuguseid võtmeid, aga üllatus, mis puud on 10 milline vist, jah. Okei, ma võtsin padrunvõtme ka ju kaasa. Aga see vaevalt siia sobib. Tegelikult läheb küll. Väga hea. Nii. Overkill veits, aga noh, jah. Et see õiget pidiga töötaks.
Kraan loomulikult. Okei, vist tuli lahti. Ma isegi ei tea, kas te näete, ei näe te midagi. Nii, veits ära mädanenud. Aga see oli ka suht arvata. Jõhker. Prügikasti kaup. Ja nüüd ongi kraan lahti sisuliselt. Pean vist kraanikaussiga veits puhastama. Eesmalt peab kraanikaussi pealt kõik asjad lähevad. Siis saab edasi vaadata. Nii. Ja siin on vaja veidikene kadlakivi eemaldamist teha. Teeme siia veits spritsi. Veidike. Noin. Halloo vahend, mida asja. Tõesti, päriselt. No ja, mis on siis ikka? Teeme nii. Kui siin vahendid väga ei ole, siis teeme nii ja jõhkralt lihtsalt pääle. Tegelikult kraani peale peab panna. Tekster tuli ka jälle siia. Jälle järjekordne pudel tühi. Nii. Uitsa peab eest ära minema. Mine ära. Nii. Järgmine töö on ära võtta need siit. Aga esmalt peab. No kas sa saad ära siit tekster? Peab ukse kinni panema. Nii, nüüd vaatame, millised võtmed siia sobivad. Kas see läheb? Jah, läheb. Pagan, see on mingi näpuga kinni keeratud vist või? Eriti kergelt. Mitte, et ta selle pärast lekiks, aga lihtsalt kuidagi väga õrnalt on kinni keeratud. Ma arvan, ma saan isegi näpuga lahti. Jep. Tuleb nii välja, jah? Okei, ei tea, kas teine on ka sama? Jaa, on küll, jah. Teine on sama kergelt kinni. Natukene vett tilgub maha, aga ei ole hullu. Kuivab ära. Teeme selle käsik ette või? Jõhker. See on see, kui see fucking kraan lekkima hakkab. Ja ei viitsi puhastada eriti. Sest tead, et ostad uue kraani nagu nii. Nii, nüüd teeme natukene skrabi. Võtame seda ka natukene. Avenend grillgriine. Päris jõhker vahend. Võtame selle sponge, mitte ma seda puhastada. Oi plää. Sisse hingatab kõige parem. Väga jõhker on. Natuke skrabi. Ja siis pärast käin veega või ja lapiga üle. Ja see moment väga lasta vett kuskilt kraani lahti keerata. Vau, mis asja? Sisse suumitud. Ei ole sisse suumitud. Lihtsalt sellel kaameral pole lainurk objektiivi. Sellepärast on veits kehvem. Nii. Lõht ei ole eriti okei, siis ära ei unusta, et selle ära vahetaks pärast. Loomad hakkavad jooma mul seda muidu. Tuleb vaadata. Nii. Sellega nüüd
selle ma tõmban üle pärast lapiga või švammiga või nuustikuga, ühesõnaga ma tõmban siit vähemalt ära praegu. Nii. Siis võtame selle ja võtame oma vooliikuud. Nii. Ma isegi ei tea, kumb on soe ja kumb on külm. So yeah. Ei hakka testima ka, vahet ei ole. On kumb on. Et midagi näha ei ole. Paneme ta külge nii nagu ta. No seal oli natukene pidi suruma sisse. Nii, teine ka. Kasutame veits tellitavat võtit. See on meetermõõdustiku tellitav võti. Klikk. Ja teine klikk. Ega see sama klikk ei ole juhelikult. Klikk, okei. Nüüd siia paneme ühe julla veel otsa. Ja see peaks olema siin kotis. Kotis sees on igasugust kraami. See on lausa 2 pulgaga. Mis tähendab, et tuleb 2 panna. Nii. Kruvid küljest ära. Või mutrid tähendab. Siis Excuse me. Excuse me. Äkki lähed tagasi oma koha peale, aitäh. Paneme selle niipidi, et ristikots ikka siia sisse. Ja siis on hää. Pärast on hää välja võtta. Nii. Seal samamoodi see plussikots läheb siia sisse. Kes naljast aru ei saanud, siis loomulikult mõlemad plussikotsad lähevad välja, siis on mõnes mõttes vist ei ole vajalik, see on nagu rämedalt kinni väänamine, sest kui ma panen need tihendid ja asjad siia ka ja siis kui ma selle kinni keeran, siis peaks ta paigal püsima ilusti. See läheb alla ja siis selline läheb sinna külge. Et kõigepealt šnikime need torud siit sisse kuidagi. Ühe käega veits raske teha. Kuidagi nii. Ma tean, siit kaugelt on väga halb vaade. Nii. Peab natukene keerama. Külm siin. Külm siin. Võib-olla, ma ei tea, sellepärast, et voolikud on cool. Voolikud on kinni keeramata. Aga ma saan ära kinni keerata need asjandused. Siis kõigepealt tihend. Äkki teiselt poolt on parem vaade. Ma ei tea. Vaatame. Kas siit on midagi näha? Peale minu face'i. Väga mitte. No selge. Peab ta siin olema. Mitte, et ma ise teisele poole saaks minna.
siia. Nii. Ja siis üks mutter juba jooksis minema, aga saaks vähemalt ühe mutrigi külge. Oleks juba hea. Nii. Tavai mutter hakka minema nüüd. Nüüd on midagi keerulist, ei ole lihtsalt mutter lõpuni keerata ja valma teine mutter ka külge. See oleks kiiremini ilmselgelt. Ja nüüd ma ei tea, kas muu see... Jep, see ei mahu siia. Nii et kinni keeramine tuleb teha näpitsatega vist. Või kuidagi. Mitte, et seda ei saaks teha, aga see ei ole kõige praktilisem asi. Jop, see pool sai kinni. Üritame teise poolega kinni saada. Ilma kraanikaussi ära lõhkumata. Nii. Väike vigildest. Paistab, et on okei. Ja nüüd siis paneme voolikud ja põhimõtteliselt, kui nüüd peaks juhtuma, et külm ja soe lähevad vahetusse, siis pole hullu. Ma võtan tolle märgi sealt lihtsalt, mis ütleb, et kumb on pluss ja kummal pool on pluss ja kummal pool on miinus. Tore. See ei ole elektrit. Et kummal pool on külm ja kummal pool on soe. Et siis ma lihtsalt keeran tolle märgi ümber. Kui me nüüd need ka kinni saame, siis super hästi. Siin on mõõt veits teissugune. 22 milline võiti ei taha minna normaalselt. Saab ära kuidagi ikka. Võiks raske on, aga... Võtame siis oma tellitava võtme uuesti. Tellitav võit ei lähe nii suureks vist, jah. Võit jääb puudu. Ja see 60, mitte 60, aga 22 millit ka ei sobi. Nii et siis... proovime nii. 22 on ühe pool, 24 on teisel pool. Väga jõhkralt polegi vähe kinni keerata, natukene. Et tihend oleks ilusti vastu. Tegelikult sellest täitsa piisab. See juhe, see voolik väga nüüd ei anna vett läbi, või tähendab, tuleb korra lahti keerata, sest seal on pisitillukene probleemikene. Nimelt see on veits krussis. Ja kui ta krussis on, siis vesi ei jookse. Need voolikud on nõksa pikad. See voolik tuleb siis teisele poole panna. Nii. That should do the job. Paneme.
nii. voolikud on küljes. nüüd üritame kraanimajandusega lahti teha. kasutame vetsupaberirulle, et seda üleval hoida. Normaalne. Ja siis keerame lahti siit ülevalt ühe kraani. Ja siis siit kõrvalt ühe kraani. Ma ei mäleta isegi kuhu poole. Fuck. That's bad. Ja nii. Ja ma ei tea kuhu poole seda keerata. Okei. Nii pidi. Ja siin taga, mida te ei näe, on veel üks kraan. Üllataval kombel. Nii et, jah. Nii, mull tegi natuke, ei teinud mull tegi. Nii, vaatame siis, ega siit ei leki kuskilt. Ups. Paistab, et ei leki. Vaatame, kas vett ka tuleb. Vesi joostab. Nii, vaatame, kas see on soe. Üllataval kombel isegi see on õiget pidi. Ja siin on külm. Jep. Kuidas siin on lood? Lekib, ei leki. Kui see need siit nagu välja arvest. Vaatame. Okei, paistab, et ei leki. Nii et nüüd ma saan selle kraanikausi puhtaks pesta. Ja siis kui kergelt koju tuleb, siis on uus kraan. Selle peab ka välja vahetama kunagi sellepärast, ka see lekib. Uljalla. Nii et siuke värgendus siis täna. Kas veel midagi on? Jah, on. Aga mitte, et ma seda näitaks teile. Ühesõnaga, nüüd mul sai see ära. Kell on 3. Plaan on siis minna nüüd õue. Kõigepealt netist uurin ära, kui suured need vahed peavad olema. Ja kui ma tahtsin rääkida sellest, et vaata, ma enne rääkisin seda, et kuidas pargitakse otsa peale, siis ma mõtlesin seda. Minu teada niimoodi vist parkida ei tohi. Nii et, jah. Aga jah, ma olen tõmban siia äärekivide peale tõmban jooned. Siis on teada, kus kohas need parkimiskohad on, sest linn neid jooni siia parkimiskohtade peale ei tee. Ja sellepärast pargitaksegi vahepeal nagu selliste vahedega siin. See karniauto, see on õigesti parkinud, sest seal taga on üks auto. Ja sinna mahuks nagu 2 autot veel. Aga see Soome numbrimärgiga auto on veits valesti pargitud. Ma ei tea, võib-olla Soomes ongi kombeks parkida mingi räme suurte vahedega, sellepärast, et ta parkis üks päev siin eespool. See oligi väga halvasti pargitud niimoodi, et reaalselt nagu pool autot oli mõlemast otsast oli nagu ruumi ja siis me pidime otsima nagu lollakat endale parkimiskohta ja saime sinna päris otsa. Mis oli nagu veits absurd. Aga noh, pole hullu. Valge värv on mul olemas ja lähme tõmbame mõned väiksed jooned ja vaatame, kuidas Keissu magab seal. Nii et, jah, Dexter magab ka siin. Nii et, selline värk siis. Veits kuum on väljas, lubas vihma. Vihma ei ole tükk aega tulnud. Nii et jah, palav on. Aga selleks korraks siis kõik. Täna kõikidele vaatamast. Likeige, kommenteerige, subscribe'ige. Ma ei tea, kas homme Tartusse minekust teeme video. Võib-olla teeme, ei tea. Aga jah, eks siis vaatame. No ja sünnipäeval kindlasti teeme ka. Aga veel kord tänan kõikidele vaatamast ja kohtumiseni.